Aitäh, hea istungi juhataja, head kolleegid. Sellel teemal on siin juba päris pikk käsitlus olnud, sellepärast ma püüan enda ettekande hoida võrdlemisi lühikese, aga mõned teemad ma siiski markeeriks ära. Eesti perede toimetulek halveneb juba pikka aega ja prognoos on, et ta halveneb ka lähitulevikus. Ja kurb reaalsus on see, et kui valitsus oma tegevuses korrektuure ei tee, siis on tõsine oht, et ka pikaaegsemas vaates see perede toimetulek jääbki halvenema. Prognoosid selles osas, et Eesti jätkab juhtpositsioonil Euroopas, mis puudutab hinnatõusu, ja see omakorda loomulikult tähendab, et ka selliste baasvajaduste rahuldamiseks vajalike kaupade ja teenuste hinnad jätkavad kasvamist, muu hulgas ka toiduhind jätkab kasvamist, ja sellised asjad kindlasti löövad kõige rohkem peresid ja inimesi, kelle sissetulekud on keskmisest madalamad või ka keskmised. See omakorda mõjutab negatiivselt tarbijate kindlustunnet. See, et inimesed näevad, et elu on läinud raskemaks ja seetõttu kasvab ebakindlus tuleviku ees, on igati loogiline ja kurb on, et meie rahandusminister nimetab seda vingumiseks. Tema näeb asju tagurpidi, tema ei näe olukorda sellisena, et siin juba viimaste aastate jooksul on valitsus teinud otsuseid, mis Eesti majandusele halvasti mõjuvad ja inimeste toimetulekule halvasti mõjuvad, ja et inimesed lihtsalt markeerivad seda nii oma käitumise kui ka väljaütlemistega. Rahandusminister näeb seda kuidagi tagurpidi, et tema seisukoht siis on umbes selline, et inimesed hakkasid kõigepealt vinguma, siis hakkas elu halvemaks minema. Nii et selles valguses ja ka vaadates Euroopa konteksti, seda on siin täna juba korduvalt ka mainitud, et toiduainete käibemaksu ei ole madalamale tasemele seadnud ainult üksikud riigid, Eesti ja Taani. Ülejäänud on siis toiduainete hinda püüdnud läbi selle taskukohasemana hoida, ja tegelikult on väga häid näiteid. Võtame kas või Suurbritannia, Iirimaa, kus see mõju on kandunud kenasti tarbijatele üle. Siin mõni aeg tagasi kõnelenud kolleeg rääkis, et peaks tegema ka Eesti-põhise uuringu. Ma selle uuringu juurde ütleks niimoodi, et loomulikult tasub ikkagi oma riigis ka uuringuid teha, aga mõnes mõttes teinekord ikkagi kehtib ka see vana sõna, et tasub õppida ka teistelt, et kui teised on näiteks vigu teinud, et siis neid mitte teha, ja kui teised on midagi hästi teinud, et siis püüda sealt õppida, ja siis võib-olla saab selle uuringu aja ja raha kokku hoida. Ja veel selle uuringuga minu arust mängitakse siin inimestele ka natuke sellist poliitteatrit, et ei saa minagi mööda sotsidest, et nemad ju, kui nad veel valitsuses olid, siis nad mängisid rahvale seda mängu, et jah, hääletasime automaksu poolt, aga tegelikult me seda ei tahtnud, ja siis toiduainete käibemaksu osas nad mängisid seda mängu, et meie minister hakkas uurima. Ja ma kujutan ette, et tõesti on terve hulk sotside valijaid, kes vaatavad, et nii ilusti räägivad need sotsid, et siis jällegi palgapäeval või kuu keskel vaatavad, et elu läheb nigelamaks, aga ikka sotsid ilusasti räägivad, et eks see sotside trikk oli see, et meil minister hakkas uurima, et küll selle jutuga nüüd me näitame rahvale, et me tegelikult äkki võib-olla toetame toiduainete käibemaksu langetamist, aga siis kui valitsuses oldi, siis loomulikult hääletati sellele vastu. Nii et ei maksa neid uurimise jutte väga tõsiselt võtta, ja sotside taktikast on inspiratsiooni saanud ka Eesti 200 minister, kellele tundub, et kui ta jätkab sotside algatatud uuringuga, siis võib-olla mõni valija, kuigi ma ei tea, kas neil on veel valijaid alles jäänud, see reitinguid vaadates võib-olla on see mingi uuringu viga, aga võib-olla siis loodavad, et mõni valija tuleb tagasi nende juurde, et nad uurivad ka nüüd seda toiduainete käibemaksu alandamist.
Nii et meie olemegi seetõttu, et parandada Eesti inimeste toimetulekut, aga tegelikult ka turgutada sisetarbimist, teinud ettepaneku, mitte ettepanek, vaid andnud sisse seaduseelnõu, millega siis võiksime toiduainete käibemaksu allapoole tuua. Ma igaks juhuks markeerin mõned asjad ära, mida võib-olla pärast küsima hakatakse, et meie eelnõu ütleb, et toome selle 5% peale. Teatavasti Euroopa reeglistikus võib alandatud määrasid olla 2, et Euroopas siis on kokku lepitud nii, et sul võib olla 0 käibemaks, siis sul võib olla selline üldine käibemaksumäär ja seal vahel võib olla 2 alandatud käibemaksumäära. Eestis on need praegu 9 ja 13. 9 siis kehtib ajalehtedele, raamatutele ja ravimitele ja 13 majutusasutustele. Meie ettepanek on 5%. Ja sellel on 2 põhjust. Esiteks me arvamegi, et see üks alandatud määr võikski 5% peal olla, et me võiks selles suunas liikuda ja ta on Eestis ka 5%-line olnud ja see siin viimastel aastatel on siin muutunud poliitilises turbulentsis, nii et selles osas kui keegi peaks tahtma küsimuses nagu sellise peidetud etteheite teha, et miks 5, et seda ei saa teha, saab küll teha. Ja kui siis küsida, et mis siis veel võiks 5 peale kukkuda, siis mina ütleks niimoodi, et raamatud ja ravimid, et me eestlased on ikka raamatu ja hariduse usku olnud, et raamatud võiks tõesti olla alandatud määraga ja ka ravimid, mis on selline mitte luksuskaup, vaid vajadusest tulenev. Eesti ajalehtedes muidugi kirjutatakse nii palju sellist, et ma arvan, et ühiskonnale oleks kasulikum, kui vähem ajalehti loetaks, nii et ajalehed võib-olla ma võtaks üldse soodusmääraga kaupade hulgast välja ja need võiks rahulikult tõsta siis selle tavapärase määra peale, sest et siis ilmselt ajalehed, vähem inimesi ostab ajalehti ja siis seda ajupesu, mis sealt tuleb, jääb vähemaks. Ja majutusteenused võiks siis jääda sinna 13% peale, kus nad omal ajal kokku lepiti. Ja teine küsimus, mis tavaliselt tuleb, on see, et mis on see eelarve mõju ja kuidas seda katta. Hinnanguliselt see eelarve mõju võiks olla 400 miljonit kusagil, aga kui meil rahanduskomisjonis oli see arutelu ja Rahandusministeeriumi esindajaga arutasime, siis see 400 on arvutatud niimoodi, et ei ole arvestatud selle hulka tarbimise kasvu, mis siis seda nii-öelda negatiivset eelarve mõju potentsiaalselt vähendaks. Aga see 400 miljonit võtame praegu selle ja ümmargune number ja kui siis keegi küsib, et aga kuidas seda katta? Ütleme, pangamaks on natukene ajalukku jääv asi, et siin kolleeg Sõerdiga eelmine nädal pidasime sellel teemal debatti ja tõesti see momentum, kus oleks pangamaksust 100 miljoneid saanud, on praegu möödas. Aga kui me vaatame neid numbreid, mis tahetakse raudtee ehitamise nime all sohu matta või mis tahetakse matta energiatootmisviiside toetamiseks, mis meid pikas perspektiivis ikkagi veel vaesemaks teevad, siis sealt on katteallikaid võtta küll ja veel, nii et ei ole meil seda muret, et kui me nüüd toiduainete käibemaksu langetaks, inimeste toimetulekut parandaks, mis kindlasti keerulises julgeolekuolukorras parandaks ka patriotismi, usku oma riiki, soovi, et sellel riigil hästi läheks, et kui me nüüd seda alandame, siis see 400 miljonit kindlasti selle peale riik kuidagi pikali ei kuku, et lõpetame raiskamise ära nendes kohtades, kuhu ei ole vaja raisata ja meil on mitte ainult katteallikas olemas, vaid meil on lisaks palju raha veel muude heade asjade tegemiseks. Aitäh! Ja teil on ka küsimusi. Tanel Kiik, palun. Ja, lugupeetud aseesimees, austatud ettekandja. Ma saan aru, et ka sina ei saanud üle ega ümber siin sotsiaaldemokraatidest. See on tore, et me nii võimsad ja vägevad oleme, aga ma tahaks ikkagi selle eelnõu sisu osas rääkida. Et mis sa arvad, et mis siis see tegelik võimalus on, et sarnased maksumuudatused Eesti riigis jõustuvad? Ehk nii nagu enne viitasin, siis praeguses parlamendis on taas ülekaalus selgelt parempoolsed erakonnad, nende hulka võiks justkui ka EKRE-t liigitada, kuigi see eelnõu loomult on pigem vasakpoolne. Siis et mis näoga või mis jõuga sa näed, et on võimalik siis veenda
samast praegust koalitsiooni või laiemalt parlamendi enamust sarnaseid maksumuudatusi toetavad. Sa kritiseerisid seda meie poolt algatatud analüüsi, mis on andnud täiendavad argumente juurde, et see sulle ei sobinud, seda pidanud nagu vajalikuks või piisavaks. Aga mis siis on need meetmed, mida sa välja pakud, mida Eesti Konservatiivne Rahvaerakond välja pakub peale selle, et me algatame eelnõusid, mille puhul me teame, et need hääletatakse saalis maha? Aitäh. Ja aitäh, Tanel. Ma algatuseks ütlen, et ega tegelikult see valitsus suurt muutunud ei ole sellel parempoolsem, vasakpoolsem skaalal, et nad on samas kohas edasi nagu siis, kui teie seal valitsuses olite ja te ka hääletasite siis vastu nendele eelnõudele. Ja toona võib-olla oleks olnud teil võimalus siiski istudes seal valitsuse laua ümber mõjutada kolleege rohkem selles suunas mõtlema, et võib-olla ikkagi tuleks inimestele appi raskel ajal. Aga mis puudutab võimalusi, siis ega opositsiooni eelnõude võimalused selle Riigikogu saali matemaatika puhul tõepoolest kuigi suured ei ole, kuigi ma julgeksin ühe ennustuse siin teha, et ma ei hakka detailidesse minema, aga ma julgen arvata, et on tulemas lähiajal mõni eelnõu, kus leitakse Riigikogu saalis üsna suur üksmeel ja minnakse seaduse muudatustega edasi, nii et sellele peale vaadates ei kaota ma kunagi lõpuni lootust, et ma hea meelega nägin, et kolleeg Sõerd on ka saali tulnud, tihti ei ole koalitsiooni esindajaid saalis, et võib-olla Sõerd täna on tulnud selleks, et tänada mind hea eelnõu eest ja et anda edasi info, et läheme sellega edasi ja aitame inimesi. Aga ma ütlen, et ma ei pea seda kuigi tõenäoliseks, aga ma olen optimistlik inimene ja kunagi nagu lõplikult lootust ei kaota, et asjad arenevad positiivselt. Anastasia Kovalenko-Kõlvart, palun. Aitäh, austatud ettekandja, aitäh selle eelnõu eest, kindlasti Keskerakond seda toetab. Ja kui võib-olla koalitsioon ei toeta sellist käibemaksu alandamist kõikidele toidukaupadele, aga on olnud aruteluks näiteks ka käibemaksu alandamine just kohalikele toodetele, et mis teie sellest arvate, et see oleks selline kahepoolne mingil määral toetus riigi poolt, et toetaks nii kohalikku ettevõtjat, tema konkurentsivõimet, aga muidugi ka inimesi, tarbijat ja nende toimetulekut. Ja võib-olla teil on ka veel mingisuguseid ideid ja võib-olla ka eelnõusid, mida plaanite veel lähiajal üle anda, mis siis aitaksid inimeste toimetulekule kaasa. Aitäh. Ma alustan tagantpoolt ettepoole, et eks meil on ka teatav poliitiline konkurents ju opositsiooni sees, kuigi me teeme palju koostööd ja teinekord juhtub nii, et kui mõnest heast ideest räägid, siis näiteks tuleme esmaspäeval siia ja sa ise võib-olla, Anastasia, annad üle selle hea eelnõu, mis meil plaanis on, nii et seda tulevikuperspektiivi ma nii võib-olla ei avaks, aga kahtlemata EKRE-l on tihti lugu eelnõusid ja ettepanekuid, mis Eesti elu jõuliselt paremaks teeks. Mis puudutab seda kohalik toit versus välismaine toit, seal on mul selline kahetine vastus ja kindlasti siin leidub kriitikuid, kes siis, mul on hea meel, kui nad mulle kirjutavad või helistavad ja oma kriitikat teada annavad, aga ma ütleks, et see vahe, kui me hakkaks vahet tegema, siis see esiteks administratiivselt muudaks asja väga keeruliseks ja siis, ma ei tea, kas me peaksime võtma siis ka mingisugused revidendid, kes siis käivad kauplustes kontrollimas, et kust siis tuli õun või porgand, mis omakorda suurendab kulusid. Et seal mina selline suur ja optimistlik toetaja ei oleks ja ma arvan, et tänases olukorras tegelikult, nagu ma ka alguses rääkisin, kus perede ja väiksema sissetulekutega inimeste toimetulek on tugevasti löögi all, siis me võiksime rääkida toidust üldisemalt, siis me administratiivset koormust ei suurendaks, seda riigi kulusid ei suurendaks, küll aga aitaksime turgutada tarbimist ja aitaksime inimesi. Aitäh. Martin Helme, palun. Aitäh. Ei saanud aru sellest Taneli jutust, et see eelnõu on vasakpoolne, et millal varem on olnud maksulangetamise asjad vasakpoolsed, et teie erakond EKRE ehk Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on ikkagi parempoolne erakond ja sellepärast me kogu aeg tahamegi makse alandada. Ja maksude alandamine on ju lihtsa ja loogilise põhimõttest lähtuv,
Raha, mida riik ei võta inimestelt ära, jääb inimestele kätte ja inimesed saavad selle rahaga ise otsustada, mida nad teevad, ehk oma elu ise paremini juhtida. Nii et me ei ninnu-nennuta neid, ei suuna neid, ei kamanda, ei nügi, ei tee vaesemaks, ei suuna sotsiaalabi sabasse. Aga kui ma olin rahandusminister, siis me lausa ju tegime seal analüüse, et missugune siis oleks selle toiduainete käibemaksu alandamise mõju eelarvel. Seda saab teha nii ja naapidi, aga tegelik fakt on see, et see mõju on kaugelt üle dramatiseeritud, et see ei tee riigieelarvesse sellist suurt auku, nagu meid kogu aeg ähvardatakse. Loomulikult tal on negatiivne mõju, aga mitte nüüd teab mis pöörane. Et minu meelest selle taha küll asi seisma ei peaks jääma, kui me vaatame, kuhu meil kõik loobitakse või kuidas sa näed? Ja, aitäh, Martin. Kõigepealt ma ütlen seda, et sina olidki hea rahandusminister, et sa oskasid, said aru, mis numbrites kirjas on. Erinevalt praegusest rahandusministrist, kes mulle eravestlus on otsesõnu tunnistanud, et ega ta ei olegi numbrite inimene, et ta on rohkem selline nagu humanitaarinimene, filosoof. Kõigepealt seda, aga ma ütleks, et isegi juhul, kui see mõju on selline nagu Rahandusministeeriumi ametnikud näitavad, et see 400 miljonit, siis veel kord, meil on kohti, kuhu me raiskame miljardi või paar. Et 400 miljonit on selle kõrval väike number ja ütleme, katteallikate leidmisega tegelikult mingisugust probleemi ei ole. Ja veel kord, mina olen seda meelt tõepoolest, et mida rohkem raha inimestele kätte jääb, seda vabamalt nad saavad toimetada ja seda rohkem on lootust, et majandus üleüldiselt elavneb. Et kui inimene ei pea mõtlema sellele niimoodi vingsalt, et mis ma nädala lõpus söön, vaid saab mõelda näiteks välja mõne imeviguri, mis maailmas hästi müüb ja siis ettevõtte luua ja seda müüma hakata, siis jällegi kogu riik ju võidab sellest. Aga mis puudutab Tanel Kiik jälle olid täna sellised kummalised käsitlused siin juba hommikust saadik, et võib-olla ta mõtles vasakpoolsena seda, et ta vaatab saali teiselt poolt ja et tema suhtes me oleme vasakul ja siis võib-olla seda pidi. Tont teab, mis tal sassi läks. Aitäh. Aivar Sõerd, palun. Austatud ettekandja, tõepoolest, et ei olnud väga ammu, kui teie siis EKRE oli ju lausa valitsuses ja lausa rahandusministri portfell oli teie käes, maksupoliitika juhthoovad olid teie käes ja veelgi enam. Peaminister oli ju Keskerakonnast, Keskerakond on veel suurem toiduainete käibemaksu langetaja, kui teie oletegi. Et tuletage meelde, et protsendid öelge maha kohe, et kui palju, mitu protsendipunkti te langetasite käibemaksu tookord toiduainetele. Tooge eraldi välja, kui palju langetasite kartulile, kui palju puuviljale ja kui palju köögiviljale. Aitäh. Ma aiman su küsimusest teatavat irooniat, Aivar, aga ma ütleks, et tõepoolest me maksualandustega ju tol ajal tegelesime, kui me valitsuses olime. Teie võitlesite vastu siin, olgu need aktsiisilangetused või muu, väitsite jälle, et tekivad suured eelarveaugud ja mida iganes, aga neid ei tekkinud ja tõepoolest toiduainete käibemaks jäi tol korral alandamata, sest kõike korraga ju teha ei jõua. Aga me hakkasime pihta nendest asjadest nagu kütused, näiteks, mis on oluliseks sisendiks ka toiduainete tootmisel ja mis seeläbi mõjuvad inflatsioonile, sealhulgas ka toiduainete kallinemisele pärssivalt. Ehk et me ikkagi tegelesime jõuliselt sellega, et inimestele jääks raha rohkem kätte. Jah, paraku juhtus nii, et valitsus lagunes enne, kui toiduainete käibemaksu alandamine ellu sai viidud. Aitäh. Helle-Moonika Helme, palun. Ja aitäh, hea ettekandja, et vaat Eestis on tõesti üks kriis teise otsa ja jätame need globaalselt nüüd kõrvale, siis ikkagi minu arvates võiks põhjus olla see, et kõige suuremate kriiside allikas on meil Reformierakonna võimulolek ja nende koalitsioonipartnerite käpardlik, arrogantne ja küüniline riigi juhtimine. Et meil on kriis sotsiaalvaldkonnas, isegi puuetega lastelt võetakse toimetulekurahasid ära, meil on kriis tervishoius, uus minister vaid leiab selle peale, et patsiendi rahulolu polegi oluline, üleüldse guugeldage endale diagnoos, ärge tekitage riigile kallist arstikulu. Ja ei
eile infotunnis ütles peaminister, et kuna muu maailma näitel pole kusagil kuldvõtmekest, mis asju muudaks, me rääkisime sellest, et Eestis nagu Võrus sündis eelmine kuu ainult 2 last ja meil on suur demograafiline kriis, et siis kuigi teised riigid üritavad sellest hoolimata ja oma inimeste olukorda parandada ka nende käibemaksulangetustega, siis me näeme, et sellel valitsusel on kuldvõtmekesed ainult pankuritele, tuulikuärimeestele ja relvaärimeestele. Et kas põhjus maksude tõstmises ja mitte alandamises pole mitte valitseva eliidi tahtmatus ja suutmatus riigi juhtimisega tegeleda nii, et inimeste heaolu oleks tagatud? Vot siin ma ütleks niimoodi, et esmaspäeval peaminister ütles välja siit samast kõnepuldist sõnad, et ma ei ütle sõnasõnalist tsitaati, aga ta ütles välja, et näiteks meretuuleparkide osas, et ootame Euroopa puhtatööstuse teatist, siis saame teada, kas eestlastele on meretuulepargid kasulikud. Ja minu arust ta sellega ütles välja selle mõtte, et mida ma olen siit puldist ka adresseerinud, et ega ta ei toimetagi nii, et ta tuleb tööle ja võtab valitsuse laua ümber kokku ja hakatakse siis arutama, et kuidas Eestit edasi viia ja Eestis elu paremaks teha, vaid ta toimetabki niimoodi, et ma ei tea, toimub siis valitsuse kabineti istung ja kui mõnikord on lühike istung, peaminister ütleb, praegu pole Brüsselist midagi kirjutatud ja helistanud ka keegi ei ole ja siis minnakse laiali, aga mõnikord ütleb, teate mis, Brüsselist kirjutati, tuleb teha nii. Nii et ja ütleme, suutlikkus siis kõike seda ellu viia, mis Eesti huvidele ei vasta, on olnud ju ikkagi selles mõttes päris võimas, et siin see teerull on sõitnud ikkagi jooksalt. Nii et selles mõttes see suutlikkuse osa küsimusest, mis puudutab erinevate lolluste elluviimist, et seal on ikkagi suudetud jõudu näidata, aga tõesti sellealane suutlikkus, et prooviks objektiivselt otsa vaadata Eesti olukorrale, sellele, mis on meie tugevused ja mida oleks vaja teha, et edeneda, siis selles osas suutlikkus on tõesti puudulik. Aitäh. Vadim Belobrovtsev, palun. Ja aitäh. Ma panin tähele, et tegelikult koalitsiooni esindajad, olgu need ministrid või siis Riigikogu liikmed, väga armastavad rääkida ajaloost. Et sõnaga, vot teie olite siis võimul, kas te olete midagi teinud või mitte? No isegi kui oletada, et me oleme midagi valesti teinud, kui me olime võimul, kas see tähendab seda, et nüüd te peate ka midagi valesti tegema, sellepärast keegi eelnevalt seda tegi. Et miks ei saa paremini teha sel juhul? Aga tegelikult lihtsalt tuletaks meelde, et majanduslik olukord siis, kui tõepoolest EKRE ja Keskerakond olid võimul, võrreldes praeguse majandusliku olukorraga, need on 2 väga erinevad asja, olgem ausad. Aga minu küsimus on see, et kui meil on 25 Euroopa Liidu riiki, et põhimõtteliselt terve Euroopa Liit, kus siis ühel või teisel määral seesama käibemaksu määr on toiduainetele alandatud ja meie siis oleme üks 2 riigist põhimõtteliselt, kus seda ei ole, siis miks sa arvad, miks meie valitsus niimoodi tegutseb, miks me ei taha olla ülejäänud Euroopa, aitäh? Vot see on nüüd küll küsimus, mis annab võimaluse selliseks võib-olla natukene laiema vaatega vastuseks ja see on tegelikult probleem, mis vaevab meie koalitsioonipoliitikuid ja eriti, ma ütleks, Reformierakonna liikmeid. Nende vaade maailmale on umbes selline, et teised on lollid. Jah, kui niimoodi lihtsalt eesti keeles öelda. Ja selle kurbloolisus on selles, et ma võin tuua näiteid ka, see kandub edasi ka erasektorisse, et ma olen ise lähedalt näinud inimesi, kes ja rääkinud nendega, kes on kuskil välisriikides näiteks majandustegevusega kõrbenud ja teinud seda riikides, kus on väga erinevatest teistest välisriikidest ärimehi, kes on väga edukad. Ega siis eestlaste vaade on selline, et kõrbesime sellepärast, et me seletasime neile, kuidas on õige teha, ja nad ei saanud aru. Olles ise näiteks suuremas ja pikkade traditsioonidega riigis. Või tuleme diplomaatia juurde, et kui meil juhib Euroopa Liidu asjade komisjoni, mis minu arust on oma sisu poolest vägagi diplomaadi roll, eks ole, kus tuleb palju välissuhtlust, et juhib inimene, kes on solvunud ja ei häbene seda väljendada selle peale, et Prantsuse delegatsioon on tulnud kohale ja kavatseb rääkida prantsuse keeles ja sealjuures on võtnud kaasa tõlgi ja kõik on igati vastab diplomaatilistele tavadele.
Ja siis mitte ainult Euroopa Liidu asjade komisjon, vaid ka noored kolleegid seal Reformierakonnast on sellised, et ei, õige oleks rääkida inglise keeles. No vot, ja nüüd me jõuame selle maksuküsimuseni, et ilmselt vaadatakse maailma ka seal niimoodi, et need ülejäänud 25 Euroopa riiki rumalad. Teevad valesid asju, ei saa aru, et peaksid rohkem Reformierakonda kuulama. Aga paradoks selle asja juures on see, et, ja nüüd ma tulen teie sissejuhatuse juurde, et tõepoolest Kaja Kallas sai kandikul Euroopa juhtiva majandustõusu. Ja see valitsus, kus olid EKRE ja Keskerakond, oli tulnud läbi tegelikult Covidi kriisist ja väga turbulentsest olukorrast ja teinud seda viisil, kus me olime olnud väga edukad. Ja see ei võtnud aastatki Reformierakonnal, et see edu ümber pöörata. Ja me olime kohe aasta või natuke vähem peale seda, kui asuti taas juhtima seda Eesti elu, olime me jõudnud negatiivsete edetabelite tippu. Kõrgem inflatsioon, kõige kiirem majanduslangus ja nii edasi ja nii edasi. Aga miks nad meenutavad kogu aeg seda meie valitsust? Sest eks nad ka suhtlevad inimestega ja nad ju näevad, et inimestel ei ole meelest ära läinud see, et oli selline lühike hetk, kus oli tunda, et tuleb värsket õhku. Ettevõtjad ütlesid, sai jälle tegutseda. Inimesed nägid helget perspektiivi, et elu võibki paremaks minna. Ja seda ju Reformierakond tajub, eks ole. Nad on olnud 2 aastakümmet võimul ja sageli juhtinud veel valitsust. Ja kõik need aastad on inimeste mälus mitte nii helgetena, kui oli see lühike helge viiv, kui EKRE ja Keskerakond olid valitsuses, nii et eks nad sellepärast proovivad siin seda mustata ja materdada nii, kus nad jaksavad. Aga kuna nad seda jätkuvalt teevad, see näitab ilmselt jälle, ma ei tea, Aivar läheb Viim siis Konsumisse, saab seal kellegagi kokku ja see jälle ütleb, et Aivar, miks te teete kõike seda jama, et vaadake, meil oli korraks täitsa mõistlik valitsus ja siis ta tuleb jälle siia meid materdama. Aitäh. Aitäh. Küsimusi on veel, et ma teen väikse täpsustuse, et Viimsis Konsumit ei ole. Aga Vladimir Arhipov, palun. Aitäh, lugupeetud juhataja ja ettekandja, et jätkame mu kolleegi Vadim Belobrovtsevi teemat, et kas valitsus üldse aru saab, mis nad teevad. Parempoolne valitsus, nii kui nad ennast nimetavad, peavad ju aru saama, et käibemaksu alandamine toiduainetele toetab tarbimist, mis tegelikult ergutab ju majandust ja leevendab inflatsiooni. Et kuidas siis sellest aru ei saada, kas siin on tõesti asi ainult ideoloogias, kus meil rahandusminister ütleb sellele peale, et teil jääb raha vähemaks, aga siis võtke siis omal teine ja kolmas töökoht ja saage kuidagi hakkama, et igaüks peab omaga hakkama saada. On see siis tõesti ainult ideoloogias? Aitäh. Ja aitäh, hea küsija. Raske muidugi öelda, mis seal koalitsiooniliikmete peades toimub, aga üks asi, mis muidugi on tänapäeva maailmas, et see parempoolsus, vasakpoolsus, et seal on pilt tegelikult ka läinud segaseks ja hägustunud ja võib-olla kohati need sõnad ongi muutunud selliseks, et ütled lihtsalt sõna, aga tegelikult ei mõtlegi seal taga oleva sisu peale ja ega teisipidi, kui me vaatame, et siin Jürgen Ligi käis ju meile alles toomas seda sookvootide eelnõud, ei ole eriti parempoolne. Parempoolsed inimesed üldiselt kipuvad olema konservatiivsemad ja nagu majanduslikult vaatama pragmaatiliselt, mis oleks mõistlikum, kui me vaatame seda praegust valitsust, kes jätkuvalt jätkab kõige seda ideoloogilise energeetikapoliitika surumist, ei ole jälle eriti parempoolne. Nii et ma hindaks, et see on lihtsalt selline loosung. Või siis on nad nähes, et nende praegune Reformierakond siis on nähes, et nende praegune koalitsioonipartner enam järgmises Riigikogus ei ole nende koalitsioonipartner ja nad võib-olla mängivad tõusva uue tähe peale, et siis nad võib-olla nagu proovides seda sõna parempoolsus proovivad nagu valijate alateadvusesse kuidagi sisse viia, et äkki saab jälle siia kellegi sellise 12-liikmelise fraktsiooni, kellega siis
saab koos teha neid enda asju, sest nagu minu selja taga istuv Riigikogu juhataja ju enne neid valimisi ütles, et tema koos oma erakonnaga tulebki siia Riigikokku selleks, et Reformierakond saaks teha seda, mida Reformierakond tahab teha. Võib-olla Reformierakonna lootus on siis, et tulevikus on jälle mõni selline partner võtta. Aitäh! Aitäh! Ma ei saa kahjuks seda siin vastulausena kasutada, aga ma peaksin siiski ütlema ühe olulise märkuse, et see konkreetne teema puudutas maksuküüru ja seda, et see maksuküür tuleks ära kaotada. Et see oli väga konkreetselt toonane minu seisukoht. Anastassia Kovalenko-Kõlvart, palun! Ja, aitäh. See on nagu ootamatu, ma ei teadnud, et siin formaadis on vastusõnavõtud võimalik Riigikogu esimehe poolt, aga et Riigikogu esimehe kaalutlusruum on lai. Aga tulles tagasi ettekandja juurde, et te tõite väga õigesti välja seda, et Keskerakonna EKRE valitsemise ajal olid väga hästi tehtud toetused, COVID-i toetused, energeetikas olid erinevad olulised otsused tehtud ja tõesti see tegelikult aitas välja tulla nendes kriisides väga edukalt ja Reformierakond Kaja Kallase valitsus sai tõesti enda kätte sellise väga hea positsiooni ka majanduses ja mul on hiljuti vaatasin, et mul on siin lahti, et Riigikontroll tõi ka oma aruandes välja, et EKRE ja Keskerakonna valitsuse ajal need toetusmeetmed just COVID-i osas olid väga sihtpäraselt tehtud. Aga samas näiteks Riigikontroll on olnud väga kriitiline seoses riigieelarve läbipaistmatuse osas ja täna meil tõstetakse käibemaksu 24%-ni, aga inimesed ei näe, kuhu see raha läheb. Mis probleemi ka teie selles osas näete, kuidas seda saaks lahendada? Aitäh! Kui nüüd vastata riigieelarve küsimusele, siis ma isegi ise tegin vastava sisulise muudatusettepaneku, mis ütleb, et riigieelarve lisa peaks olema kohustuslikuna, mitte vabatahtlikuna, see lisa, mis ka kulupõhiselt ministeeriumi kulud välja toob, sest tõepoolest ma olen teiega nõus, et kui tänast riigieelarvet lugeda, ma ei tea, võtad seal haridusministeeriumi, seal on need põhihariduse edendamine ja kõrghariduse edendamine ja siis teaduse rahastamine ja kõik muu, aga kui sa küsid, et mitu inimest sul PR-osakonnas ja kui palju raha kulutab, siis seda vastust sa eelarvest välja ei loe. Nii et selles osas ma ootaks küll nüüd, et kui uus riigieelarve tuleb ja kuigi minu muudatusettepaneku ei läinud läbi, aga siit kõnetoolist nii rahanduskomisjoni esimees kui ka minu arust isegi rahandusministri ütlesid, et nad toetavad seda, see on hea ettepanek, teeme läbipaistvamaks. Meil ei ole nüüd siin mõni kuu on jäänud ja siis see riigieelarve siia ilmub, eks me näe, kas läheb läbipaistvamaks või ei lähe. Aga ärgem unustagem siiski ka seda tõdemust, mille ütles üks endine Reformierakonna rahandusminister vastuseks küsimusele, et kuhu raha läheb, siis tema vastas, et raha läheb igale poole. Ja ma loodan, et valitsuskoalitsioon püüab nüüd edasi minna nagu kuidagi konkreetsemaks, et kuhu igale poole siis ikkagi raha läheb. Aitäh! Valdo Randpere, palun! Aitäh, lugupeetud eesistuja, hea ettekandja, et iseenesest on see päris palju segast juttu ajanud, et ma pean parandama sind, et see, mis puutub neid 25 Euroopa riiki, kes kõik on alandanud käibemaksu toiduainete pealt, et seal on õnn ja rõõm nüüd majas. Ei ole päris. Rootsis on väga suur debatt just selle üle, et toiduainete hinnad on tohutult tõusnud, aga keegi ei julge enam käibemaksu tagasi tõsta varasemale tasemele, sest see oleks veel ebapopulaarsem. Aga samas öelda, et keegi neist ei kahetse seda, et nad tegid, see on ka vale. Aga siis üks asi oli sul päris kindlasti õige ja selle koha peal kahjuks eesistuja parandas sind ebaõigelt, öeldes, et Viimsis ei ole ühtegi Konsumi kauplust. Vale. Viimsis on põhimõtteliselt 3 Konsumi kauplust. 2 on päris kindlalt Viimsis ja 1 on 20 meetrit siinpool raudteed Tallinna piiri peal. Nii et aitäh. Jaa, kõigepealt tore siin näha, kolleeg Randpere, ja see näitab, et vastupidiselt sellele, mida sa püüdsid väita, et ma olen ajanud segast juttu,
sa said väga hästi aru, mis ma rääkisin ja see tekitas sul sellise emotsiooni ja soovi siia saali tulla, nii et rõõm näha. Tore on, kui debatis osaleb ka koalitsioonisaadikuid. Viimsi Konsumi kohta, ma unustasin ennem ka eesistujale öelda, et ega mina elan Võrumaal. Maainimesed sinna Viimsisse satuvad harva, nii et mina ei tea, kas teil on seal Konsumid või teil ei ole seal Konsumeid, aga vähemalt nüüd on siis see asi selge, et 2 on Viimsis ja 1 on enne Viimsit piiri peal. Aitäh! Selge, suur tänu täpsustuse eest. Ja Helle-Moonika Helme, palun. Ja aitäh, et vaat Rein, me rääkisime siin ennist eliidist ja nende suutmatusest või siis tahtmatusest tavalise inimese ja väikeettevõtja, aga väikeettevõtjate muresid lahendada. Aga siin ei olegi midagi imestada, et kui nad isekeskis jagavad võimul olles ametikohti, kuna majanduses on rasked ajad, siis abiks ikka näiteks Erkki Keldo naine Kristiina Viks on nüüd Kuldar Leisi juurde tööle saadetud nõunikuks. Keldo juurde on saadetud Kristen Michali naine Evelin Oras nõunikuks ja Evelini õde Monika Oras on saadetud Jürgen Ligi juurde nõunikuks. Meil on siin kõva arutelu ja debatt käimus, aga mul on ikkagi tunne ja ma ei tea, kinnita või lükka ümber, et kas põhjus pole tegelikult hoopis lihtne ja banaalne, et nagu ikkagi rahvasus öeldakse, et täissöönu ei mõista näljast. Jah, kuidas öelda, kui sa terve pere saad hea palga peale, siis jõuad ka kõrge käibemaksuga toiduaineid osta. Aitäh. Arvo Aller, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja ja ettekandja. Me räägime toiduahelast. Ja käibemaks on ka üks osa toiduahelast. On ta siis reaalse tegeliku inimese toiduahelast, kus inimene praegu ostab hinda tegelikult. Ta käib poes, ta vaatab hinda, tegelikult kvaliteet ja ütleme, on ta Eesti toit või on ta välismaa toit, seda eriti korda ei lähe, kuna tal on vaja süüa. Eesti ostab hinda. Nüüd selle sama 5% käibemaksuga oleks võimalik tuua maapiirkonnast väikeettevõtja nähtavale, kes saaks oma toitu müüa avalikult ja müüa ka kaubanduskettidele. Kas oleks see 5% käibemaksuga ikkagi turgutada meie maaelu, meie piirkondi ja ka selle läbi riiklikku julgeolekut? Aitäh. Jaa, kolleegidelt on sellised keerulised küsimused, raske vastata. Üleüldiselt kindlasti see, kui me suudame astuda samme, mis tarbijate kindlustunnet suurendavad, mis nende toimetulekut parandavad, siis see üleüldiselt elavdab majandust ja kahtlemata toidu osas toetab ka kodumaiseid toidutootjaid. Nii et selles mõttes see eelnõu kindlasti aitaks ka seda toiduahelat nii-öelda turgutada ja eestlased kahtlemata on, vähemalt mulle jääb mulje nii inimestega vesteldes kui ka arvamusuuringuid vaadates, on kodumaise toidu usku. Nad heal meelel tarbivad kodumaist toitu, aga tõepoolest täna on tihtilugu nii, et see lihtsalt hinna poolest ei ole kättesaadav, nii et kui me üleüldiselt suudame toiduainete hindu soodsamaks tuua, siis ma usun küll, et ka kodumaised toidutootjad sellest võidavad. Aitäh. Suur tänu, lugupeetud ettekandja, rohkem küsimusi teile ei ole. Ning Riigikogu rahanduskomisjonis toimunud arutelu palun. Austatud ametikaaslased, panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 593 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Ettepaneku poolt hääletas 44 Riigikogu liiget, vastu oli 14, erapooletuid ei olnud.
Ettepanek leidis toetust. Eelnõu 593 SE on tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja.